Mopsid Sõilja ja naabri tüdruk rõdult. Lugu tähelepanelikkusest, sõprusest ja päästetud hetkest. Ühel päeval istusid Sõilja rõdul. Ta jälgis linna, nagu alati. Tuvid tirlesid katuse kohal. Parblased hüppasid rõdu piiretel. Inimesed kiirustasid, aga keegi ei unustanud vaadata Mopsi poole. Sõilja oli valves. See oli tema ülesanne. Ta ei olnud lihtsalt koer. Ta oli rõdukorra kontrollija. Järsku kuulis ta nõrka õrnalt värisevat nuttu. Sõilja tõstis kõrvad. Saba tõusis valvusesse. Keegi oli lähedal kurb. Ta kõndis rõdu ümber ja nägi naabri rõdu. Seal istus põrandal väike blond tüdruk. Tal olid sinised silmad, mis nüüd olid kurvad. See on ju Simona, hüüatas Sõilja. Minu parim sõbrana õuelt. Sõilja meenutas, kuidas Simona alati andis talle held maiustusi oma peopesast ja kuidas ta naeris, kui Sõilja tegi oma kuulsad Mopsi ilmed. Aga nüüd istus Simona üksi. See ei sobinud. Ema läks poodi, nuuksus Simona. Ma igatsen teda ja natuke kardan ka. Sõilja vaatas üle piirde. Rõdud olid lähedal, väga lähedal. Tavalisele koerale oleks olnud risk, aga Mopsile, kellel on missioon, see on lihtsalt ülesanne. Sõilja ronis üle piirde aeglaselt, nagu balleti hiir, üks käpp korraga. Ja nüüd istus ta juba Simona kõrval. Sa oledki päriselt siin, kallistas Simona teda. Mina olen valvepostil, vastas Sõilja tõsiselt ja heitis end Simona kõrvale. Nad mängisid, joonistasid udusele aknale naljakaid nägusid, andsid varblastele nimesid ja korraldasid teetseremoonia mängunõuadega, kus tassides oli ainult õhk ja naer. Järsku kostis terav haukumine. Sõilja hüppas püsti. Naabri rõdur oli suur ja murelik koer. Ta haukus akna poole, kust kostusid hääled. Midagi oli juhtunud. Sõilja mõistis kohe. Ta kutsub appi. Simona avas akna, Sõilja kuulas. Toas oli vanem mees, kes oli maha kukkunud. Tass kukkus käes ja ta ei saanud püsti. Naabri koer püüdis abi kutsuda, aga keegi ei kuulnud teda. Me aitame, ütles Simona. Nad jooksid Sõilja perenaise juurde, kes kutsus kohe abi. Peagi oli kõik korras. Vana mees viidi turvaliselt tagasi tugitooli. Naabri koer sai pai ja kiituse. Sõilja nasis oma rõdule, väsinud, aga rahul olev. Veidi hiljem saabus ka Simona ema. Selgus, et ta oli kogemata koju tulles võtme ära kaotanud ja pidi minema vanaema juurde aruvõtme järele.
kui kõik olid taas koos, istusid nad Simona, tema ema Cecilia perenaine köögis laua taga, jõid teed, naerasid ja vaatasid sarja Õnne 13. Sellest päevast alates Simona lehvitab Ceciliale iga päev. Cecilia satub vahel täiesti juhuslikult üle piirde Simona juurde ja kogu linn teab, kui keegi on kurb, võib-olla juba üks väike must ja tark sõber teil sinu poole. Mõnikord piisab ainult tähelepanust, et märgata midagi suurt ja ühest väikesest käppast piiretel, et päästa kellegi päev.